Austatud Eesti Vabariigi president, austatud olümpiakomitee president ja kolleeg minister Lukas, head parlamendi saadikud, austatud treenerid, sportlased, spordijuhid, head daamid ja härrad. Lubage mul alustada oma tervitust ehk veidi tavatult. Nimelt viimistledes oma juba ettevalmistatud kõnet tekkis mul kiusatus guugeldada internetis ja vaadata, missugused vasted tulevad sõnale sport, kui see sinna sisse lüüa. Vasteid tuli tõesti sadu tuhandeid, võib-olla isegi rohkem, sellepärast, et sport on rahvusvaheline sõna ja igas keeles olemas. Aga missugused mõisted tulid eestikeelsetena esimeste hulgas, on päris tore teada saada. Kõige esimesena vastas spordile Jalkaportaal, järgmisena eestikeelne Wikipedia, mis rääkis spordist, mis jaguneb amatöör- ja harrastusspordiks. Seejärel Eesti spordi leheküljed, kus oli juttu ka treeneritööst ja treenerikutsest, ja 4. kohal oli artikkel pealkirjaga Sport ja kaunid naised. Järgnesid kickboxing ja siis ingliskeelne Wikipedia, mis muuhulgas rääkis fair play, ausast mängust, tähtsatest omadustest ja mõistetest, mis kõik veel spordiga seotud. Tõesti, eestikeelsetes tõlgetes ei olnud minu poolt vaadetavatel lehtedel kahjuks mõistet fair play välja toodud. Ka ei leia me esimestena reastuvates päringutes vihjed selle kohta, et sport oleks kuidagimoodi kultuuriga seotud. Samuti pole avatud spordimaailma filosoofilist külge. Oleme ehk spordist rääkides tihtilugu liigsed pragmaatikud. Tahame mõõta, katsuda tulemust käega või näha silmaga. Minu meelest on aga spordivaldkonnal ja kaunitel kunstidel palju ühist. Mõlemad kutsuvad esile emotsioone ja need emotsioonid luuakse hetkes. Hetkes, mida taas esitada saab ainult videokorduses. Head kolleegid ja sõbrad, ma soovin oma kõne alguses tänada ja tunnustada veel kord kõiki neid sportlasi ja treenereid, kes 2 kongressi vahelisel ajal on toonud Eesti riigile au ja kuulsust, tuntust ja tunnustust. Kõigile, kes on andnud meile, pealtvaatajatele, võimalust kaasa elada, pöidlaid hoida ja uhkust tunda, nautida neid kordumatuid hetki. Eesti sportlastel on õnnestunud tõusta pjedestaalile olümpiamängudel, maailma ja Euroopa meistrivõistlustel, noppida magusaid etapi ja turniirivõite. Te olete meie rahva sangarid. Te olete eeskujudeks, kelle poole suunatakse oma pilgud. Alles mõned päevad tagasi tõestas seda taaskord kindlalt maailma vehklejate eliiti kuuluv, kuid seni veel rahvusvahelise tiitlivõistluse individuaalse medalita olnud Nikolai Novosjolov. Maailmameistriks kroonitud vehkleja tõi meie hallidesse sügispäevadesse kirkaid emotsioone ja mul on erakordselt hea meel talle siin sügav kummardus teha ja teda selle eest tänada. Ma soovin väga tänada ka kõiki töörühmi ja inimesi, kes tõesti väga arvukalt olid ette valmistamas käesolevat kongressi ja nendes töörühmades tehti ettevalmistavalt ära erakordselt suur töö. Spordi ja liikumisharrastuse rollist ühiskonnas. Enamasti spordist kõneldes mõistetakse selle all tippsporti. See on kahtlemata kõige paremini jälgitav külg spordikultuurist. Ma soovin aga väga nõustuda
Raul Rebase Maalehes avaldatud artiklis esitatud filosoofiaga, kus muuhulgas on spordikultuuri kirjeldatud alljärgnevalt. Sporti ja kultuuri pole võimalik teineteisest lahti siduda. Pole võimalik väita, et üks on higine ja teine puhas. Nad on ühe ja sama kahvli kaks haru. Erakordselt hästi ja kujundlikult öeldud. Sport on võimas emotsioonide allikas, sportlastele eneseteostuse võimalus, laiema publiku jaoks aina rohkem ka meelelahutus. Aga tegu on ka võimsa mehhanismiga, mis kannab ühiskonnas edasi väärtushinnanguid, eriti kui räägime õilsast ja puhtast tõelisest spordist. Tundub, et sporditeemadel tahab kaasa rääkida igaüks. Ja igaüks, kes spordist räägib, arvab end teadvat parimat viisi, kuidas asju peaks selles valdkonnas korraldama. Mina ei ole üldse nii kindel, et siin saaks üleüldsegi leida seda ühte ja ainumat viisi või otsust. Sport on looming ja sportlane on looja. Loomingus on iga hetk kordumatu ja see hetk spordikultuuris koosneb 1000 muutujast, mis asjaolude õnneliku kokkusattumise hetkel toovad tegijale võidusoorituse ja vaatajale emotsiooni, mis võib liigutada vägesid. Õnnetunde, uhkuse tunde, rahvusliku ühtsuse ja teadvuse tunde. Spordist, spordi rollist ja mõjust ühiskonnas on tõepoolest põhjust rääkida sügavamalt ja laiemalt kui pelgalt tulemuste numbreid võistluste lõppedes hinnates. Suurem osa alasid on mõõdetavad punktide arvu, sentimeetrite või meetrite, sekundi või tundidega. Kuidas täpselt mõõta aga iluisutamist, võimlemist, võistlustantsu ja teisi sarnaseid alasid? Siin mängib lisaks kohustuslikele figuuridele kaasa emotsioon, väljendusoskus ja loovus. Kõigil aladel on tarvis olla psühholoogiliselt hästi ettevalmistatud, et vaimu kulminatsioon oleks ajastatud parima tulemuse saamiseks. Ja publiku kasvataminegi ning tema eest vastutamine võib samuti olla spordikultuuri osaks, nagu kogesime jalgpallivõistlustel, kus üleannetu fänn platsile tormates rahvusvahelise pahanduse tekitas spordiorganisatsioonile. Spordil, õigemini spordikultuuril, on suur roll inimese kasvatamisel, tervislike eluviiside järgimisel. Vajame sporditegevust selleks, et Eesti riigile kasvaks terved ja tugevad kodanikud. Läbi spordi õpitakse olema oma tegemistes aus, austama partnereid ja vastaseid, see on eluviis ja filosoofia. Teemasid seinast seina, kõik elust enesest. Lai skaalaga tänasel kongressil oma küsimuste ja muredega, rõõmude ja lahendamatute probleemidega. Sport ja liikumisharrastus on põimunud paljude majandusharude ja teiste eluvaldkondadega. Spordielus toimuv ei ole ju elu tsitadellis. See on sotsiaalne valdkond, mis võimaldab inimestel lihtsamini suhelda, sundimatult ja sujuvalt lõimuda. Riigi ja keelepiirid on spordis üsna hajusad. Ma isegi arvan, et viimasel ajal palju räägitud ja nõutud lõimumis- või integratsiooni teema on spordivaldkonnas palju reaalset ja sisulist abi saanud.